Mida teie mäletate esimesest ehk eelmise põlvkonna Volkswagen T-Rockist? Minule meenub ainult peale räiget mõtlemistööd üks saksa vanapaar nimega Roman Tšell ja tema abikaasa Nelli, kes osutusid 12. detsembril 2017 aastal kõige esimeseks paariks, kes ostis endale kõige esimese Volkswagen T-Rocki ja no muidugi nad töötasid ise ka Volkswagenis. Lisaks ma tean, et Mihkel Raud olevat mingil ajaperioodil esimese põlvkonna T-Rocki omanud, kuid jah, see näitab seda, et natukene võib-olla mõnevõrra vanemad ja kogenumad inimesed seda autot ostsid, kuid selle auto enda kohta mulle küll midagi ei meenu. Oli võib-olla tegemist Volkswageniga. Igatahes nüüd on tuldud välja teise mudeli põlvkonnaga, mis peaks küll süübima iga inimese alateadvusesse. Tere tulemast taas kord kaasa oma Naisluksuri proovisõidu saatele. Uus mudel näeb eelmisest palju vägevam välja, tal on olemas LED Matrix esituled, lisaks iluvõrra elendava logoga, kuid need asjad saabuvad vaid kõige paremas varustusastmes. Anda suurenenud 12 cm võrra pikemaks ja teljevahendal 3 cm pikem, mis kajastub tagaistujate jalaruumis, mida on rohkem. Lisaks on ka seal piisavalt pearuumi, keskmisel reisil on seal siiski ebamugav suure kardaani tunneli tõttu ja on ka olemas seal eraldi kliimapaneel, kuid seda ka vaid kõige paremas varustusastmes. Pagasruumi maht on kasvanud 445 liitrilt 475 liitrile. Interiöör on muutunud ka muidugi noortepärasemaks ja noored tahavad suuri touchscreene, mis tõttu on seal olemas suur digitaalne näidikupaneel ja lisaks on seal olemas suur uhiuus 12,3 tolline multimeediasüsteem, kuhu sisse on ära uputatud ka muidugi kliimapaneel, et sul oleks eriti keeruline seda kõiki asju ohjeldada. Siiski on seal materjalid väga head ja armatuurlaud on ka kaetud erinevate pehmete materjalidega, olemas Android Auto Apple CarPlay ühendumisvõimalused muidugi. Mootoriruumis on olemas tal 1,5 liitrine turbobensiin 116 ja 150 hobujõulisena, lisanduvad valikusse 2 liitrine turbobensiin 204 hobujõulisena, olles nelikveoline, muidu on ta kogu aeg 7-käigulise topeltsiduriga automaatkäigukastiga ja esivioline. Valikusse lisanduvad ka 140 ja 204 hobujõulised pistik-hübriidid ja 2 liitrine turbobensiin tõotab tulla valikusse pakkudes 333 hobujõudu ja olles R-mudelil. Tema hinnad algavad 27 700 eurost ja kruvivad välja 40 000 euroni. Ehk et see võib ju tunduda soodne, kuid mingil ajaperioodil andis ennast sama raha eest kätte Tiguan ja isegi mingil ajaperioodil baasvarustuses Land Cruiser. Jah, ma olen isegi nii ammustel aegadel elanud. Selline on aga uus Volkswagen T-Rock ja selline oli selle kordne Naisluksuri proovisõit. Kohtumiseni! Kindlasti on ta nüüd võimeline süübima iga inimese alateadvusesse ja me ei mäleta, kes seda autot omasid, kuid me mäletame, et seda autot kindlasti omati palju.